Hei, head sõbrad! Sellel korral niisugune lühikene tutvustus marjapõõsast. Vist võib söödavat kuslapud nii kutsuda. Tegemist on sellise tänuväärse marjaga, marjapõõsaga, mis hakkab tegelikult kandma ennem isegi kui maasikas valmis saab, ehk siis pigem isegi üks esimesi marjataimi, marjapõõsaid, mida aiast korjata. Siin teie ees on siis söödava kuslapuu põõsas, kuhu on tegelikult istutatud 2 erinevat sorti. Need sordid olid istutatud või olid juba nii-öelda potis, aiandis mõlemad pandud. Kuna nad on risttolmlejad, siis nad üksteist vajavad. Ja sellel aastal on nad meil ka päris tublisti vilja kandma hakanud. Mida tuul on üsna kõva, loodan, et see väga palju ei sega heli, mida tuleb võib-olla arvestada või vähemalt meie aias nii juhtus, siis ootasime sellist korralikku viljakandmist, see on siis 4. hooaeg või? Jah, 4. hooaeg, istutamise aasta, eelmine aasta jah, 4. hooaeg. Eelmine aasta mõned mammud olid küljes, aga need linnud sõid ära, põhimõtteliselt meie neid väga ei näinudki. Et see aasta on siis päris korralik saak. Põõsas peaks veel kasvama, ta ei ole nii suur vähemalt kui kirjeldustes söödav kuslapuu on. Aga kandis juba päris palju ja kohe näitan teile ka siit, et teine pool veel kannab. Ehk 2 sorti, mis meile on sattunud, nimesid ma kahjuks ei tea, sest seal ei olnud peal neid. Sai võetud nii-öelda emotsiooni ajal, et võiks panna midagi erinevat, mida nii-öelda vanemate kodudes pole olnud. Siis need 2 sorti on olnud nii, et esimene sort on tegelikult ära kandnud, õitsesid küll ühel ajal enam-vähem, aga esimene sort, parempoolne külg põõsast on juba ära kandnud ja nüüd see vasakpoolne on nüüd alles valmiv. Et õigemini ta on valmis. Nad valmisid erineval ajal. Selleks, et aru saada, lähen lähemale siia. Kui täis see põõsas on marja, siis vast siit on äkki näha. Et sinna marja on kõvasti. See põõsas oli siiamaani võrgu all. Et linnud ära ei sööks, sest linnud tegelikult kipuvad siia kallale kohe, kui katmata jätad. Et mari ise on selline, ma võtan, niisugune kahekordne, kui nii võib öelda, kahekordne selline, ma kohe proovin siin zoomida, ma ühe käega siin susin. Mari on selline 2-3 mustikat ja ta on kusjuures mustika maitsega ka võib-olla kergelt hapum, küll aga kulduste järgi täielik vitamiinipomm. Need on täiesti magusad. See sort tundub olevat ka magusam kui eelmine. Ehk siis, või siis me ruttusime eelmise siin vasakpoolse põõsa juurest tarbimisega, sest seal olid nad kindlasti natukene hapukamad. Et mõnus selline, väikse kausitäie siit saab põõsast, sellest küljest ilmselt veel. Täna korjame kõik ära ja sellega saab ka ilmselt siis sellise söödava kuslapuu hooaeg meie jaoks läbi. Aga julgustan kasvatama. Kindlasti oli see hea valik ja kindlasti hea vaheldus ka nende klassikaliste punase, valge ja mustsõstra põõsale. Aga näeme järgmistes videolugudes. Selline oli siis söödava kuslapuu.